No nii, kell on nüüd 14.40 ja me lähme edasi siit võrgu ja veebi teemadega, ehk siis kuidas hoida oma heaolu seal ja säästa ennast võimalikest ohtudest. Meie järgmine teema tutvustab ühte arvutimängu. Tõtt-öelda tegelikult ühte rahvusvahelist teadusprojekti, mille tulemusena valmis arvutimäng, mille eesmärk on siis aidata noortel ja lastel täpsemalt aru saada internetis varitsevatest ohtudest ja õpetada siis, kuidas nendega hakkama saada ja kuidas neist hoiduda. Järgmisena võtabki lava üle nüüd Maria Reneses, kes on psühholoog ja antropoloog, teadlane ja õppejõud Comilla ülikoolis Hispaaniast. Ja tema räägib meile inglise keeles, aga kõike, mida ta räägib, tõlgitakse kohe lause järel eesti keelde, nii et kui inglise keel ei ole nii hästi käes, siis midagi kaotsi ei lähe. Aga Maria, you are welcome to start. Okay. Võib-olla ütlen veel nii palju, et siin kõrval ekraani peal me näemegi seda sama mängu. Meil on siin üks noor mängimas ja veebipolitseinik Aalik Säde, kes võib-olla ka paari sõnaga siis ütleb, et millel te siin võib-olla silma saate peal hoida. Ja, et kõigepealt tere, et mina on siis Tartu ja Jõgevamaa veebipolitseinik peale Maria siis etteastet tuleme meie siis Piretiga, räägime veebiohtudest ja mängudest, aga ma leidsin siit siis ainukese lapse, leidsin siit ja panin ta esmakordselt mängima seda sama mängu. See toimub siin taustal, et võib-olla ekraani vahetuse videol näed teda paremini, aga Mariale rääkisime ära ka, et ta on juba teises astmes ja põhimõtteliselt on siin 7 erinevat taset, millest siis Maria võib-olla räägib täpsemalt. Aga siis te saate vaadata, kuidas tüdruk siis põhimõtteliselt mängib seda mängu ja õpib siis veebis turvaliselt käituma. Please. Okay, thank you very much. First of all, thank you to Tartu University for the opportunity of being here in this hot day. Okay, I think that I was introduced, but I cannot understand Estonian, so I'm not sure what was said. But yeah, my name is Maria Reneses. I'm a researcher in the university. I'm also a teacher, and I also work it as a school counselor. So I had to deal with these topics not only from the university, but also from the side of the schools. Nii, tervist kõigile ja aitäh, et te sellel palalupäeval olete siia tulnud. Ja samuti tahaksin tänada Tartu Ülikooli, et mul on võimalus selles tegevuses osaleda ja inimestele meie projekti tutvustada. Et kuna ma eesti keelest aru ei saa, et siis ma ei ole päris kindel, mis minu kohta juba öeldi, aga et jah, minu nimi on Maria Reneses, olen postdoktorantuuris, õpetan ülikoolis ja olin varem ka koolis õpilasnõustaja, nii et ma olen tuttav nii selle uurimise poole kui ka õpilaste poolega. Thank you. Yeah, I'm going to explain you a bit the main results or findings of this research project, European research project that we have had that is called Rayuela. That is also the name of the video game, and it's a different research project as it's got a result that this girl is playing now. That is a video game for prevention about cybercrimes and minors, but also it's a research tool that it sounds a little bit complicated, but it means that we can analyze the data of the kids when they are playing, and we had more information about how to fight cybercrime. Jah, et meie uurimus kuulub ühte suurt Euroopa projekti, mille nimi, nagu ka selle mängu nimi on Rayuela, ja selle eesmärk oli välja töötada see videomäng, aga lisaks sellele, et see videomäng aitab nüüd loodetavasti ennetada küberkuritegevuse erinevaid liike, annab ta meile ka nende mängivate noorte kaudu andmeid nende käitumise kohta. Nii et ühtlasi saame siis uurimiseks uusi teadmisi. And you can see, I think you can read from there that the consortium is composed from 17 partners of the project from 9 countries, and Estonia was a really relevant country in this because we have 2 partners from here, the Tartu University, but also Estonian police, and they made a huge contribution to the project. Yeah, we have different backgrounds from engineers to psychologists, philosophies, and this.
And the project, in fact, is over. I mean, it finished in October, but we are really proud of our work. So that's the reason why we are still talking about it. For instance, it's okay? Yeah. For instance, the Portuguese police, now they have been approved a huge program in all the schools in Portugal, and they are going to play and use the game in all the countries. So yeah, we're happy for that. Ja, et siin slaidi peal on näha ka selle projekti põhiandmed, nagu te näete, siis selles oli 17 partnerit 9 erinevast Euroopa Liidu riigist ja väga erinevate taustadega, et näiteks Eestist osalesid nii Tartu Ülikool kui ka Eesti politsei ja lisaks oli seal psühholooge, sotsiolooge, antropolooge, advokaate, eetikateadlasi, filosoofe ja tegelikult projekt ise sai juba oktoobris läbi, aga kuna selle tulemused on olnud väga sellised, mida tahaks endiselt jagada ja nendega ka jätkatakse tegevusi, et siis on väga hea meel, et on võimalus neid veel natukene tutvustada. Näiteks Portugalis on nüüd jätkatud selle projekti jaoks andmete kogumist selle kaudu, et nad kasutavad seda mängu õppetöös. Okay, so really fast, one of the things we made in order to create this video game was a quite big research about mainly 2 cybercrimes. I'm sure you already know about them. Cyberbullying, that is the bullying that occurs online, and online grooming. Are you familiar with the term? It's like online sexual abuse. We will go deeper on it later. And for that, we make interviews with offenders, with victims, with experts. We also had made a survey that was made implemented in fact in Spain and in Estonia. And also we made several focus groups with teenagers for making the adventures as realistic as possible. Et põhiliselt taustaandmete kogumisel ja uurimistöös enne selle mängu väljatöötamist keskendusime 2 veebikuritegevuse liigile, mis on küberkiusamine ehk siis kiusamine, mis toimub veebikeskkonnas ja veebivõrgutamine. Ja selle jaoks lisaks kirjandusega tutvumisele olid ka mitmed fookusgrupid, kus saadi siis noorte käest arvamusi ja andmeid ja kaasatud olid erinevad eksperdid. Ja osalejad selles küsimustikus, mis ka läbi viidi, olid Madridist, Valenciast ja Eestist, nii et see eestlaste panus oli väga oluline. Okay, so I'm going to talk a bit about cyberbullying and about online grooming. I think that are the most relevant crimes. We also studied a bit fake news and online hate speech, just in case someone is interested in and want to ask a question after the presentation or whatever, okay? Et ma nüüd natukene räägiksingi lähemalt küberkiusamisest ja veebivõrgutamisest, kuigi tegelikult me vaatasime natuke ka libauudiseid. Online hate speech. Ja vihakõnet veebis. Okay, so you know that cyberbullying is the harassment or the bullying that take place online. And I don't know if you know, but a couple of the most relevant things of this kind of aggression is that what is called 24/7. It means that it never ends. I mean, it doesn't finish when you arrive home because internet is everywhere, it's always there. And the other thing is that it lasts forever. It doesn't have to happen like, I don't know, like 3 days, 4 days, because once you post a comment, once you share a picture, you cannot control it, so it can be there forever. That's why experts say that it can be even harder than normal or regular bullying. Et see küberkiusamise või selle veebi ahistamise üks erijooni on see, et ta on, kasutatakse mõistet 24/7. Et see põhimõtteliselt ei lõppe mitte kunagi. Et näiteks see, kui sa jõuad koju, ei tähenda, et see kiusamine ära lõpeb.
ja selle veebimaailmal piire ei ole ei ajalises ega ruumilises mõttes ja kui näiteks keegi ühe pildi või kommentaari või postituse ära teeb ühe korra, siis tegelikult sellel võib olla väga pikaajaline ja laiaulatuslik mõju. Okay, and one of the things that what we wanted to ask is that you always think, when you think in bullying or in cyberbullying, you always thinking, okay, they are bad boys messing with other boys, but we usually don't pay attention of the social context about what's going on in general in society when this is going on. So one of the questions that we made ourselves, if everybody can be a victim, as it's called, people say, no, everybody, you can be a victim, everybody can be a victim, and of course everybody can be a victim, but there are people that are more likely to become a victim than others. No? And in our research, we saw an overlap between online hate speech victims and cyberbullying victims. It means that we found that being a woman, being a migrant, and being a homosexual or someone with non-heterosexual orientation make people more likely to become victims. Et üldiselt on küll levinud ettekujutus, et kiusamine või küberkiusamine tähendab, et mingid sellised pahad poisid ahistavad teisi lapsi ja väga palju ei räägita sellest sotsiaalsest kontekstist, kus see vägivallavorm kujuneb. Ja samas ka öeldakse, et igaüks võib ohvriks sattuda, aga tegelikult selgus tulemustest, et on ikkagi mingisugused sihtgrupid, kellega võib see palju sagedamini või lihtsamini juhtuda. Ja need on, et vihakõne ohvriks langemise ohufaktorid on näiteks samad, mis küberkiusamise puhul üldiselt, et ohustatud on naised, migrandid, teistsuguse seksuaalse sättumusega inimesed. Ja see, kui öeldakse, et ohvriks võib langeda igaüks, mis küll tegelikult soodustab ohvritega samastumist ja ülekohtu äratundmist, siis see samal ajal segab vett ja nagu tekitab see ei lase tähelepanu pöörata sellele, et tegelikult on ikkagi mingisugused grupid, kes palju tõenäosemalt selle all kannatavad. And another thing that we found is that this was bullying was really related with the gender roles or gender stereotypes, if we prefer the word. It means that girls were mainly insulted because of their physical appearance, and boys were still insulted by the sexual orientation. And we found also that it was mainly boys who recognized themselves and people recognize them to be the offenders of cyberbullying and also of online hate speech. So we think that that's a way of that bullying is not only reflecting these stereotypes, but it's also at some point creating them, like telling you how you have to behave. Like pressing girls or insulting girls for being ugly or being hands or being pretty. You are telling girls that their value is in this, no? Like creating this kind of femininity. And something similar with boys and with the sexual orientation, with the heterosexuality, and also with this idea of aggression, no? Being a man, being someone who enters in this discriminatory behavior. Yeah. Et me leidsime seda, et selles küberkiusamises on väga oluline roll stereotüüpidel. Näiteks tüdrukuid solvatakse sagedamini nende füüsilise väljanägemise pärast ja kuidagi nagu põlistatakse seda, et tüdruku väärtus on tema väljanägemises või seksuaalses atraktiivsuses. Ja poiste puhul on endiselt kesksel kohal seksuaalne orientatsioon, et solvangute kaudu pannakse paika, milline on vastuvõetav mehelikkus. Ehk siis see, kui meessoo esindajad ise või teised nende ümber, nad on altimad tunnistama, et nad on ahistajad, aga samas need mustrid on nagu väga levinud ja see selline traditsiooniline või stereotüüpne macho roll on selle juures väga oluline, et mismoodi see küberkiusamine välja näeb.
Okay, so yeah, I mean that's for what, for saying that we cannot talk so only about bullying when we are in schools. We also need to talk about these things. No, we have to talk about sexual orientation, sexual diversity, about gender roles. Why do we have to behave as girls or as boys? Because we found that it's quite related. We should speak about anti-racism, and we should speak about gender equality. Ja, et kõik see viib mõttele, et kiusamisest ei saa rääkida eraldi nendest laiematest teemadest, et tuleb harida ka soolise võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse teemadel, rääkida rassismist, seksismist. And another thing that we study is not how bullying or cyberbullying starts, but how it maintains, and it's something relevant if we want to stop it. We already know that bystanders are key in the way bullying works. It means that the offender doesn't keep offending if people say something. If people keep in silence or if people laugh, they stay doing it. And that's the typical bullying theory. But we also discover another way of bullying to keep going, that is the trivialization. It means that people minimize the aggression, no? Like it's not so important, it's not so relevant. And we found two main ways of it. I'm going. One is telling that at the last point, the aggression is in the hands of the victims. It means that everything is an attitude thing. And if you are hurt, it's because you are a sensitive person, no? We can see it with this example, no? It says, if a person is very fat and feels insecure, people may take advantage of them more than someone who is fat and comfortable with their body and doesn't care. So if you are called fat, if you care, it's your problem because you are not secure enough with your body. No, it's and the same with sexual orientation. The second example is a girl that tells that in her village there are two guys that are homosexual, and one is fine with this. So if they mess with him, he's fine and nothing happens. And the other, who is insecure, if they mess with him, he's gonna suffer. So the problem is he that is insecure, he that is not confident enough, no, and not the aggression. Et kui tahame küberkiusamisega võidelda, siis eelkõige tuleb mõista seda, kuidas see toimub, kuidas need mehhanismid toimivad. Et näiteks on selge, et kõrvalseisjatel on väga tähtis roll. Lastele tuleb näiteks õpetada, et kui sa juhtud midagi kõrvalt nägema, siis ei tohi vaikida, vaid peaks sekkuma. Ja üks asi veel, mis vägivaldse käitumise jätkumist selgitab, on see, et agressiooni kiputakse trivialiseerima. Et öeldakse, et see ei ole tähtis või et see sõltub sellest ohvrist endast. Et siin on paar sellist näidet ka slaidi peal. Mõte on selles, et see ohver tunneb ennast ohvrina sellepärast, et ta on liiga tundlik või ebakindel. Et kui näiteks kellelegi öeldakse, et sa oled paks, et siis ta solvub selle peale ainult siis, kui ta ei ole oma kehaga rahul. Et kui temal sellega probleemi ei ole, et ta on ülekaalus, et siis ta ei solvuks selliste asjade peale. Ja need näited siin, jah, et see teine näide, et seal üks noor kirjutas, et nende külas on 2 homoseksuaalset noormeest. Üks on sellega leppinud, on iseendaga rahul ja keegi teda ei ahista sellepärast, et ta lihtsalt ei solvu selliste kommentaaride peale. Aga teine tunneb ennast väga ebakindlalt ja on segaduses, ei oska kuidagi käituda ja temaga on palju lihtsam, teda on palju lihtsam kiusata, teda ennast halvasti tundma panna. And the other way of trivialization will be through humor. It means that it's quite similar, but it means that everything is a joke. So there was this girl explaining that in TikTok there are a lot of sexist content, for instance, and when you complain and you say, it's sexist, people say, no, it's humor. No, it's not humor, it's sexist. If you don't get it, it's because you lack a sense of humor. No?
Et teiseks on levinud mõtteviis, et selline agressioon puudutab neid, kes ei saa naljast aru. Et näiteks kui TikTokis levivad mingisugused seksuaalse sisuga naljad, mis on paljude jaoks solvavad, siis öeldaksegi, et see ei ole mitte solvav, vaid see on nali, et sa ei saa naljast aru. Okay, so at the end what we have is that we are finally blaming the victim in two ways, no? Telling them that they are not strong enough or that they are too sensitive, or telling them that they don't have a sense of humor. Ja, et see ohvriks sattumine sõltub ohvrist endast, et see nüüd keerab suunab selle süü valele isikule, et öeldakse, et ta on ebakindel või ei saa naljast aru, et see tegelikult tekitab vale arusaamise sellest, et kellele tehakse liiga või kes saaks seda olukorda parendada. Yeah. So in summary, we think that we go to schools or we are at home and we want to talk with children about cyberbullying. We don't have to talk only about internet or about email or about WhatsApp or TikTok. We need to talk about gender roles. We need to talk about stereotypes, about homophobia, about racism, and especially about critical thinking of this use of humor and this possibility of victim blaming, no? When we assign to the person. Et kui me koolides käime, siis me alati rõhutame seda, et ei piisa sellest, kui rääkida näiteks meilide saatmisest või WhatsAppist, TikTokist või ükskõik millisest konkreetsest keskkonnast, vaid tuleb ikkagi õpetada nii soorollide kohta, rääkida, mis on homofoobia, mis on rassism ja et kuidas kriitiliselt mõelda selle üle, et mis on nali ja mis on ohvristamine. And for families, one thing that is super important and that we found is that we don't have to try to control of what our kids do, as it's really difficult because they don't trust us in technology, because they know that we are older, because they can avoid the controls that we put, because they don't want to be controlled online as they are in real life. So what we have learned is that it's much more important to keep communication at home with the kids than trying to control them, and especially not threatening them with cutting off social networks or cutting off internet, because if we do this, they are not going to tell us when they have a problem. Et kui me peresuhetest ja perega suhtlemisest räägime, et siis on oluline mõista, et täielik vanemlik kontroll ei ole ei võimalik ega praktiline, sellepärast et noored ei soovi, et neid kontrollitakse, nad leiavad kontrollimehhanismidest võimalused neist mööda minna ja samas kaob ka usaldus vanemate ja noorte vahelistes suhetes. Et selle asemel tuleks seda usalduslikkust väga hoolega hoida, et noored tuleksid oma muredega vanemate juurde. Okay. And now we are changing to online grooming. I don't know if going too deep because it's super hot and I think everybody's a little bit tired, but I'm going to explain a bit. Online grooming, I don't know if you're familiar with the term, is this sexual abuse that takes place online. It means that an adult tries to get from a child or photos, sexual photos or an encounter, not a sexual encounter. Nüüd ma vahetan teemat ja räägin natuke rohkem veebi võrgutamisest. Ma ei tea, kuivõrd te selle terminiga tuttavad olete, aga et see on selline seksuaalne ahistamine, mis toimub internetis, kus täiskasvanud siis püüavad alaealistelt välja meelitada näiteks seksuaalse sisuga pilte või videosid. Okay. Some of the I jump with this. Some of the most important things that I think that we have found is that we have some myths or some stereotypes about online grooming that we use in the schools. I know that because I have worked several years in the schools and I have seen how police officers, how educators fall in these myths. Et
mis puutub sellesse veebivõrgutamisse, siis on mingisugused stereotüübid, mis on väga tugevalt levinud. Et ma olen neid ise koolis töötades palju näinud, et see, et kes see ahistaja on, et millised on tema omadused, selle kohta on olemas mingi väga kindel ettekujutus. The main stereotype or main idea is that, or what we tell children is like, okay, there is this old strange man that is gonna cheat you online. He's gonna pretend that he's another person and he's gonna get something terrible from you. No, and what we have found is like more than half of the offenders didn't lie about their identity, didn't lie about their age. The kids knew they were talking with people that were older than them, and that they were not always a stranger. Like between 1/3 and a half of the offenders are and they are close to the victims. They know the victims. They are teachers, they are family members, or they are friends of the family. Et sageli räägitakse lastele ja noortele, et vaata ette mingisuguste võõraste vanaonudega, selliste kommionudega, kes tulevad sinult internetis, mingid võõrad onud, kes valetavad enda kohta ja tahavad sinu käest midagi saada. Aga tegelikult oleme leidnud, et vähem kui pooltel juhtudest see võrgutaja tegelikult valetas oma identiteedi kohta, et tavaliselt ikkagi alaealised olid teadlikud, et tema meelitajad on täiskasvanu ja samuti ei vasta alati tõele see, et see ohver seda võrgutajat ei tunne, et kuni veerandil juhtudest kuulub võrgutaja ohvri lähiringi, näiteks õpetajad, huvitegevuse juhendajad, kasuvanemad, vanemad, sõprade vennad. So we know, I mean, this or other cases, of course, occurs, but we think it's important when we go to school or when we talk to our children to talk about both, even though it's harder, because it's harder to talk about a family member abuse than talking about some stranger online that we don't know. But we think that we have to talk about both, because if not, children are not going to recognize abuse when it happens. If we only tell them about this strange guy that talk online, and we don't talk about family sexual abuse that don't take place online, but that happens even more frequently, it's going to be really hard for them to name and to report when other kinds of abuse are happening. Et kindlasti on väga tähtis mõlemast olukorrast rääkida, et mitte ainult, et võõrad ei või olla pahade kavatsustega, vaid et ka peresiseselt võib ahistamist esineda, sest kui laps või noor ei ole teadlik sellest, et niisugused olukorrad üldse olemas on, et siis ta ei pruugi ka ära tunda või osata nime anda sellele, mis temaga toimub ja et sellest peaks kellelegi teisele rääkima. Yeah, in terms of gender, again, we found several differences that make us think that we have to include these things in the prevention programs or at home. With girls, the main thing was that when the offenders many times got the material after being so insistent, so we think that it's quite close to general consent. I mean, that we have to teach about sexual consent in general, not only focusing on online grooming. And with boys, we found that it was quite worrying that most of them don't see this as a crime or as something bad. I mean, we had several victims that were not so worried, because at the end, they don't feel the risk in the same terms that girls live, also because of the construction of masculinity. It's like, the sexuality for them is something that is not worried. So at the end of the day, what we have is like there are more offenders attacking girls, but they are more successful with boys. Ja. Leidsime ka, et poiste ja tüdrukute puhul on veebivõrgutamine erinev. Tüdrukutega võetakse küll sagedamini kontakt ja neile käiakse võib-olla rohkem peale, aga samas nad on ise ka ettevaatlikumad, samas kui poisid võib-olla ei oska selles ohtu näha ja No, it's the other slide. Yeah, it was with that one. We were in the previous one, yeah. Okay. Nii, mis põhiliselt sai sorry. So much information.
Okay, yeah. That one, the sexuality, it's another thing that we need we have to work of. The main strategy of offenders is not giving money, that it occurs, it's not romantic, that it also happens. It's sexuality curiosity, to take advantage of the sexual curiosity of kids. I mean, they teach them, like they show videos, they explain to them how sex works. So we think that, again, at home, in the interventions, we have to not thinking that teenagers don't have sexuality, because they do. We have to teach sexual education. We have to speak about sex, because that way they are not going to look this information in other places. And also because they are not going to feel guilty if they do these things, and when we are in a school, we talk about them as if sexuality doesn't exist. Et see seksuaalsuse teema ja enda seksuaalse enesemääratuse teema on väga oluline. Et kindlasti ei saa eirata seda, et noor inimene on seksuaalne olend, sest väga sageli need veebivõrgutajad kasutavad seda loomulikku seksuaalset uudishimu ära, et nad õpetavad, et milline on inimese keha, kuidas seks toimib, ja see uudishimu võib, et ta on küll loomulik, aga võib üsna kehvasti lõppeda, ja siis sellepärast see seksuaalharidus on selles ennetamistegevuses väga-väga oluline, et rääkida kehalisest autonoomiast, sellest, et tegevus peab olema vastastikusel nõusolekul, ja kindlasti ei tohi unustada seda, et seksuaalsus on loomulik ja sellest tuleb rääkida. Yeah, and that's important because I guess our mate from the police, Estonian police, maybe he knows more than I for that, but in our research, it was really difficult that a victim report the crime. I mean, most of the cases that we analyzed, it was the police who discovered it, or maybe it was the family, but it was not the kid who reported. And why the kid is not reporting? Mainly, there is sometimes related with some strategies of the offenders, but it's also related with blame and with guilt. I mean, if we make them feel guilty about sexual drives, about talking about sex, about making sexual pictures, they are not going to report once they have done. Ja et üks järgmine asi, millest ma tahtsin rääkida, on rikkumistest teatamine või avalikustamine. Et meie Eesti kolleeg politseist kindlasti oskab selle kohta palju rohkem rääkida, aga meie tulemused ka näitasid selgelt, et see rikkumistest teatamine on väga suur probleem, sellepärast et valdavalt ahistamisjuhud tulid tegelikult avalikuks politsei uurimise käigus või mõni pereliige sai teada. See ohver ise ei läinud kellelegi rääkima. Ja et see rääkimine kergem oleks, tuleb keskenduda sellele, et toimuvast tuleb rääkida ja häbi jäägu kõrvale. Ja sellisel juhul kindlasti ei tohi neid sotsiaalseid sidemeid ära lõigata, vaid ikkagi keskenduda sellele usalduslikkuse säilitamisele ja julgustamisele. Yeah, so again, if we go to school and we want to talk about sexting, we cannot blame the victims. We cannot say, no, you don't have to share sexual images. They are going to do. Okay, so maybe we have to say, you have to put the attention not in not creating or not sharing, like when there is a consent, a sexual images, but not distribute them with no consent. Because if not, again, if we say that that's wrong, they are not going to report when it happens. They are going to feel guilty, even though it happens with their boyfriends or with whoever. And the same with family. We have to keep or try to keep communication, because usually kids are super ashamed of it and they don't want to talk to parents. They are afraid because they think they are going to be punished for what they have done. So we have to tell them that it's always more important not to tell, to explain, to describe that, to trying to hide what has happened. No? Ja. Et eriliselt tähtis on ohvrit mitte süüdistada. No näiteks sellest, kui lihtsalt öeldakse, et neid seksuaalseid pilte ei tohi teha ega jagada, siis sellest ei ole väga palju abi, sellepärast et seda tõenäoliselt tehakse niikuinii. Aga kui sellega seotud on tugev häbitunne, siis ei tulda rääkima, kui selle sisuga on siis pärast midagi tema ohvri tahte vastaselt tehtud. Siin on oluline, et tegelikult
kes on ohver, kes on see õigusrikkuja, kes on ahistaja. Et ei saa öelda, et sa oled ise süüdi, sellepärast et sa jagasid selliseid pilte ja see häbi, sellest ka kindlasti tuleb väga tõsiselt ja usalduslikult rääkida, sellepärast et kui see noor kardab ja teab, et see on vale ja piinlik, mis temaga juhtub, siis ta ei räägi sellest mitte kellelegi. Okay, just to illustrate it, I'm bringing a really a quite light example. I mean, it was a real case, but was not so relevant or so because nothing happened in the physical world and the kid was super fine. But just to illustrate how complex or how different is this world, it was a YouTuber streamer, the offender, and it was a little bit older than the kid, but not that much, maybe like 5 years older or something like this, or well, maybe a little bit more. But he was like 14 and the other was like 20. And the motivation was that they become friends and he didn't want this friendship to finish, but also that he was giving him advice about how to play. And just with that, for having the advice, he kept sending him pictures. There were not so many, they didn't end up with a physical sexual relation, but it was for the kid, when we talked to him, it was like, what's wrong about it? I mean, he was not homosexual, he didn't find it was not a sexual curiosity on it, but he was not worried at all about sexuality, about sending pictures, so that makes us think that that's some kind of thing that we have to achieve, when we talk mainly about boys victims. Yeah. Et lõpetuseks ma tahaks tuua ühe näite, mis õnneks väga kaugele ei läinud, et näiteks füüsilisse maailma see ahistamisuhe ei jõudnud, aga see ühtlasi ka illustreerib, kuidas meie stereotüübid ei vasta alati tõele. Siin oli üks 14-aastane poiss, kes tutvus YouTuberiga, et see YouTuber ei olnud temast teab mis palju vanem, et see poiss oli 14, et see YouTuber oli umbes 20-aastane, nii et mitte oluliselt vanem. Ja siis see YouTuber hakkas tema käest küsima seksuaalseid fotosid videomänge puudutava nõu eest. Ja see poiss ise ei pidanud seda üldse imelikuks, ta ei leidnud, et seal midagi taunimisväärset on ja et ta ei tundnud ennast ka kuidagi ohvrina. Aga õnneks jah, see asjale saadi enne jälile ja nagu füüsiliseks ahistamiseks, füüsilise ahistamiseni see juhtum ei jõudnud. Okay, yeah, I think that you have already seen the video game. I don't know if it's over. Yeah, just like a brief summary of what's going on in there. Bueno, this is you can download the video game in case you want to play at home with your kids or by your own. It's for free. In case you want to play in your schools, you can download it too. You already saw it. Just to treat. Bueno. Para. Et lõpetuseks ma tahaks natuke ka sellest videomängust rääkida, et see vahepeal oli võimalik jälgida, kuidas see toimis, et see nüüd hetkel on vist läbi saanud või igal juhul seda enam ei paista, aga et mingi ettekujutus on sellest loodetavasti tekkinud ja nüüd ma räägiks nendest erinevatest stsenaariumitest natuke lähemalt. Ja siin nendes slaidides on ka see QR-kood, millega saab seda mängu alla laadida, nii et kui teil on selle vastu rohkem huvi või tahate seda näiteks oma laste või noortega koos mängida, et siis see on kõigile kättesaadav. And there are 6 adventures. You can choose which adventure to play. So if you're a teacher or you know one teacher, it can be useful also for that, for treating one theme. I want to talk about fake news at class. Okay, so we play, and after play we can talk about it. And the first adventure is about cyberbullying. The second is about online grooming, and it's another type of case that we found a lot, and it's mainly focused on boys. I think it's fine to not focus only in girls, because as we saw, it happens also with boys. And it's a photographer that explains the kid that they can make a free book for becoming a model, no? And they say, okay, I would like to be a model. If I make some pictures for him, I can do it. Ja, et siin mängus on 6 erinevat nii-öelda seiklust või stsenaariumi, mille saab siis vastavalt huvile või vajadusele valida, et näiteks kui õpetajatel on teemaks libauudised, siis saab näiteks mängida seda libauudiste teemalist stsenaariumi. Aga et näiteks see esimene seiklus on küberkiusamisest
ja teine seiklus on veebi võrgutamisest ja selle peategelane on üks noormees ka selle mõttega, et mitte nüüd nagu arvata, et ohvrid on alati tüdrukud, vaid et sellised asjad juhtuvad samamoodi ka poistega. Okay, the third adventure is about cyberbullying and cyberhate. It means it's cyberbullying and homophobia because as we explained before, we found that there was a big overlap between them. We also have an adventure about phishing. You know that is when someone tries to steal your account, as is quite relevant too. Another kind of online grooming situation that is one in which the couple ends in a gender violence situation that is what's super common for girls. And the last one is about fake news. Ja. Et see kolmas seiklus on küberkiusamisest ja vihakõnest, sellepärast et nende vahel on, neil on väga suur ühisosa. Samuti on neljandas seikluses juttu andmeõngitsemisest ja IT turvalisusest, ehk siis turvalisest veebikäitumisest. Ja seal viiendas seikluses on jälle teemaks veebi võrgutamine, aga seekord sellises romantilisemas võtmes. Ja viimase seikluse teemaks on selline kübervihakõne ja libauudised. Yeah, and we have tried not to follow these stereotypes with this adventure. I explain a little bit more the two, but the five, the one about romantic online grooming, the same. Because we wanted to break with this myth of the old offender, because we want them to see, to recognize abusive relationship, not only to understand that it can happen online, but to recognize them also when they happen in real life. Et nagu näha on, et siis see veebi võrgutamine on tegelikult kahe seikluse teema ja see on just selle eesmärgiga, et stereotüüpidest välja saada. Sellepärast, et seal esimeses seikluses on tegemist sellise võõra ja vanema inimesega, aga teises on nagu öeldud, olukord romantilisem ja sealjuures on siis võimalik ka rääkida nendel teemadel, et selline ahistamine või toksilised suhted ei esine ainult kübermaailmas, vaid ka päris elus ja et neid tuleb õppida ära tundma. Okay. And now we are going to finish. I think, it's the last. See on nüüd viimane. The last one that I saw the faces. You're tired. I'm tired too. Just for you to see how we designed the adventures. For instance, here we wanted to the kids to understand that the amount of information that they publish online is dangerous. So they have to create a new profile in a social media. They have to put their name. They have to decide which name. If they put the name of the school, if they put real pictures, if they which kind of password. I mean, so it's like a way. If you live it. You live it, it's easier to talk about this and to remember this. No, that's the idea of the video game, that they are going to play, they are going to do this, and they can have a discussion after it with the teacher or with the father or mother. Et siin lõpetuseks on natuke selgitatud, mismoodi see mäng üles ehitatud on. Seal alustuseks tuleb endale profiil luua ja siis see, et milline kasutaja nimi näiteks valitakse või millist infot nagu enda kohta niimoodi varmalt avaldatakse. See tegelikult annab meile uurijatena väga palju infot ja annab võimaluse ka rääkida erinevatest küberturvalisuse teemadest. Et näiteks, et sa ei pane oma päris pilti või ei pane oma vanust või sünniaastat sinna kasutaja nimesse, et hea küll, et ta peab olema kergesti meelde jääv, aga samas turvalisuse seisukohast on oluline, et sa liiga palju infot ei avaldaks. Okay, so that's all. Thank you very much for your attention. Thank you, Maria. Yeah. I have one short question. Sure. You have tried this game in different countries. Does the threats that the kids fall into differ somehow from country to country, or is internet or everywhere the same? It's really hard to analyze, and I'm an anthropologist, in fact, so that's one of the reasons why I am in the project, to check these cultural differences. I think that with globalization, there are not that much. I mean, there are a bit differences, but I don't know if it's going to be a little bit boring, but between
countries that are a little bit more collectivistic and a little bit more individualistic, like in the north, you will be there. We have, when they are a little bit more individualistic, we can say that aggression between equals is not as bad seen as it is, for instance, in the south of Europe. So yeah, we have a small, but they are like really small differences because you also have like the social class differences, gender. We had some schools that were private with, you know what I mean, that is really hard. But we are analyzing now these differences in the playing. But the main one will be that there is a little bit more aggression in individualistic countries. Yeah. By aggression, you mean this hate speech and... Hate, yeah, both. In fact, we implemented a survey in Estonia and in Spain. I mean, we cannot be sure, but we found the same difference. It was a little bit worse here, but a little bit. I mean, it's bad in both places. Yeah. Küsisin Marialt, et kas mängu erinevates riikides testimise käigus on ilmnenud ka mingisuguseid piirkondlikke erisusi ja Maria ütles, et üldiselt on ikkagi globaliseerumisega internet igal pool ühesugune ja lapsed ka, aga võib-olla mõned sellised erisused on, et põhja pool on märgata sellist agressiivset käitumist, ütleme siis vihakõne või küberkiusamine rohkem kui võib-olla seal lõunapoolsetes riikides. Thank you, Maria. Okay, thank you. Johanna. Sa oled nüüd mänginud seda mängu. Küsin väga lühikese kommentaari sult, et saan aru, et sa jõudsid läbi teha kõik need stsenaariumid, et kas oli midagi sellist ootamatut või midagi sellist, mis sind võib-olla üllatas või ehmatas selles mängus? Mitte eriti, ma ei tea, et väga rasked need ülesanded ei olnud, aga ja, ma ei tea. Et on enam-vähem selline jõukohane asi teha neid õigeid valikuid, et midagi sellist väga ootamatut ei ilmnenud? Jaa. Igal juhul suur aitäh sulle seda mängu siin läbi tegemas. Laseme su siit nüüd vabaks, et mine joo vett ja puhka natuke silmi. Ja palun siia nüüd Tartu ja Jõgevamaa veebipolitseiniku Alik Säde ja jätkame siis konkreetsemalt nüüd Eesti näitel. Nõnda, Alik, te olete nüüd Tartu ja Jõgevamaal veebipolitseinik, et kuulsime siin natukene sellist rahvusvahelist pilti veebi ohtude teemadel, et milline on laste ja noortega seotud küberkuritegevuse hetkeseis Eestis, et kui tõsine probleem see meil on? No, Tartu Ülikool on ka osalenud ju Eurokids Euroopa uuringutes ja viimased andmed on vist 2021. aasta. Et pidime positiivse jutu vaata lõppu jätma, aga alustame siis positiivse jutuga kohe alguses, et tegelikult näitavad aasta-aastalt tegelikult need tulemused järjest paremaid tulemusi, et vähem on küberkiusamist, vähem on kiusamist, rohkem on teatamist ja kuulates nagu eelnevaid ettekandeid, siis kõik on see seotud, nii see uni, liikumine kui siis ka meie siin lapsed. Ja kui Maria juttu kuulates, siis oli samamoodi, et meil on nagu veel teine aktsept juures, et meil on veel vene lapsed ja eesti lapsed, kelle käitumine on erinev, aga kui me nüüd hakkame oma teemad siin rääkima, küberturvalisust, siis pöördume rohkem mängudele, siis mõned lapsed on meil rohkem poisid on mängudes ja tüdrukud on nagu rohkem sotsiaalmeedias, et see nagu jääb silma väga palju, aga venekeelsed lapsed, kes nagu ei ole integreerinud meie, ka Ukraina lapsed, kes ei ole nagu meie nagu ühiskonda veel liitunud, siis nemad on väga palju mängudes sotsiaalmeedias. Et see paistab silma meie nagu teadetest ja ka veebipolitseinikest. Võib-olla natukene veel, kes ei ole päris kursis sellega, et kuidas veebipolitseiniku töö igapäevaselt käib, et ehk paari sõnaga lühidalt, et mida te siis teete? Istute päev otsa sotsiaalmeedias? Jaa, et ma alustan koolist loengut, et tere, et mina olen päris veebipolitseinik, ei ole mingi virtuaalne robot, et olen täitsa veebipolitseinik politsei vormis kõikide asjadega ja alates 2021. aastast, siis 1. jaanuarist on meil igas politseijaoskonnas oma veebipolitseinik. Ehk meid on kokku praegust 13, lisandub tegelikult veel seoses Euroopas vastu võetud seaduse Digital Service agendi alt tuleb meile veel 6 tükki juurde, et me saame hakata rohkem eemaldama postitusi ja saame rohkem õigusi.
aga Andero Sepp, kes on meil esimene veebipolitseinik, ja Maarja Punak, kes on nagu rohkem sotsiaalmeedias, olid nagu pigem 10 aastat meil 8 aga täna jah, siis 13 ja me teenindame igaüks oma piirkongaga, nagu te teate, siis internet ei ole meil nagu maakonnakeskne, siis me tegelikult võtame vastu kõigi kõnesi, ka väga tihti tuleb meil Soomest ja Euroopast ja mujalt näiteks lihtsalt meie kontaktid üles. Ja politsei lehe pealt on veebipolitsei kontaktid, me oleme Facebookis kõik oma lehtedega, siis on meil Snapis, on meil Haapsalu veebipolitseinik Elina Laas ja siis on PPA veebipolitseinikud on veel Instagramis, et TikToki me ei lähe, see kanal ei ole nagu meie ja praegust rohkem ei ole kaalunud kuskile mujale minna. YouTube'i kanalid on ka, aga see ei ole nagu nii suur, kuigi YouTube on kõige populaarsem, et sinna võiks nagu rohkem minna. No uuringud on näidanud, et Eesti laste seas on arvutimängude mängimine väga populaarne. See on vaba aja veetmisel üks eelistatumaid tegevusi, et vähemalt 2 tundi päevas mängib arvutimänge umbes 3 poissi 4 ja veidi vähem kui pooled tüdrukutest. Jaa, nii ongi. Järjest rohkem tüdrukud mängivad ka, et järjest rohkem on. Aga meil on siin natuke rahvast, et paneme teid ka liigutama natukene. Et tõuseme siis püsti, et kes ei pea püsti tõusma. Ma esitan küsimuse, siis tõuske. Et kes on arvutimänge mänginud, tõuseb püsti? Nii. Nii et arvutimängud 2 tükki ei ole. Isegi Candy Crush ei ole mänginud, 2 kes istuvad. Ja ei ole neid Tetris ka ei ole proovinud. No siis peab püsti tõusma siis. Nii, aga kes on, võib istuda see, kes tõuseb uuesti püsti, kes on kuulnud sükst asjast nagu Discord? Aga kes on kasutanud Discordi, võib tagasi istuda? Kõik kasutavad Discordi või? Discord, keegi teab sükest programmi? Ei tea või? Istuge, kes ei tea, mis asi on Discord. Jaa, võt see on tüüpiline see. Jah, istuge kõik, 2 tükki arvatavasti teab, lapsevanemad arvatavasti teavad. Ja tegelikult ongi see üks väga populaarne programm mängude sees on Discord, kus kõik meie poisid, kui ma lähen klassi, küsin, kes on nagu mängib arvutimänge ja teine küsimus, kes Discordis, kõik poisid tõstavad käe. Ja Discord on 2015. aastast programm põhimõtteliselt, kus kui te mängite kuskil üle maailma arvutimänge, siis nad saavad olla kõrvaklappidega ja samal ajal kirjutada ka. Ja seal on kanalid, aga kahjuks on see viimasel ajal muutunud väga siukseks nagu YouTube'i moodi ja Facebooki moodi. Ja seal on peale mängude on loodud nagu teised võimalused ja sinna hästi palju lülitatakse siis pornograafiat, kiusamisi ja siukse teemasid, tüdrukute ja poiste vastaseid asju. Ja selles mõttes on see Discord on liiga vara, liiga halb. Nii et põhimõtteliselt on tegemist justkui nagu sotsiaalmeedia keskkonnaga, kus sa saad siis nii-öelda jagada oma mängu mängimise kogemust. Mitte ainult jagada, vaid ka suhelda võõrastega ja see on üks väga suur probleem, et seal lapsed jagavadki enda kohta liiga palju informatsiooni. No mille vastu siis eksitakse, et mida on võimalik siis mängu käigus endast nii-öelda välja lobiseda, mida tegema ei peaks? Kõigepealt alustaks sellest, et miks see mängud nagu on üldiselt ohtlikud või ma nüüd on natukene selle mängu, miks nagu see mäng on Rajala on nagu mõeldud ka, kuna lapsed hästi palju käivad arvutimänge mängimas, siis nagu on, nad niikuinii mängivad neid mänge, siis oleks hea, kui nad õpivad läbi mängude selle. Ja selles mõttes on hea, aga mina kui veebipolitseiniku ütlen, et üks asi ongi see sõltuvus, nad mängivad hilja ööni, siis nad on koolis väsinud, lähed koolitundi esimesse tundi, kõik magavad seal põhimõtteliselt kella 8. Sest poisid eriti on seal kaua mänginud. Kui õpetajad on koolis septembris, siis on see väga raske, sest lapsed on öö otsa mänginud. Politsei on saanud väga tihti väljakutseid, kus
laps teeb laivi või on mänginud arvutimängu kõrvaltoas, vanemad peavad sünnipäeva, lapse sünnipäeva 8-aastase oma ja kõik on seal purjus, aga laps kõrvaltoas teeb laivi ja samal ajal mängib kell 2-3 öösel, et see on väga tihti selliseid väljakutseid. Üks asi on siis see sõltuvus üleval olev, teine on raha teema, lapsed kasutavad hästi palju raha ja satuvad seal ohvriks. Et summad 100 eurot, 400, 1000, 1500 eurot kaotada, see on väga kiire. Need on ainult minu näited, mis on minu enda piirkonnast. 10 minutiga siukeses mängus nagu Roblox kaotada ja hommikul te ei näe televiisorit ja ükski telefon ei tööta ja 8-aastane poiss kaotas raha. Et nii käib kõik väga kiiresti. Kolmas teema, mis mängudega kaasas on see, et vaadake, meie lapsi mitte mujalt kätte kuskilt ei saa. Nad käivad koolis, nad on teie juures kodus, käivad trennis, te käite, kontrollite neid. Need petturid, seksuaalkorjategijad, pedofiilid saavad meie lapsi kätte ainult mängudes. Ja teine on see väga ohtlik koht, on see Discord. Ja meie lapsed, kui me ei selgita ja ei õpeta, mis ohud meil internetis on, siis sealt hakkavadki need probleemid pihta, sest nad usaldavad neid mängureid nii palju ja jagavad neid asju. Ja sealt edasi juba tuleb pahavara, nuuskvara ja muud probleemid, millega siis on. Ja edasi käib kõik niimoodi käibki. See tundub mõnevõrra nagu uskumatu, et kuidas on võimalik, et jätad lapse õhtul mängima ja hommikuks on sul rahakott tühjaks tehtud, et siin peab ju olema mingisugune kontrollimehhanism ikkagi vahel, et lapsevanemal ei ole, lapsel ei ole ju siiski ligipääsu otse lapsevanema pangakontole või kuidas need asjad juhtuvad? Ütleme nii, et mitte lapsed ei ole ainult leidlikud, vaid ka kurjategijad on väga leidlikud ja et ma võiksin seda teemat rääkida väga palju, aga meil on olemas tegelikult Apple'il ja arvutil ja Androidil on eraldi laste nagu Google Kids ja teised programmid on olemas, kuid lapsed oskavad nendest hästi mööda minna. Ja teine on lihtne see, et jälgige, kui te annate lapsele krediitkaardid kätte või enda krediitkaardi numbreid jagate, et kuidas on need interneti ja veebimaksed nagu avatud. Et kui need on avatud, siis enamus maksed nii käivadki, et käib katse-eksitusmeetodil ja nagu koolides suheldes lastega, siis mõnel lapsel on 10 eurot palju, aga tihti olen kokku puutunud lastega, kellel ei ole ka 100 ja 200 eurot päevas mängude peale raha raisata. Ja siit tuleb see mängude juures üks kiusamine, kiusatakse läbi mängude, kiusatakse lapsi, ostetakse sõprust, jagatakse mängudega ära. Jagatakse seda raha ette ja taha, et seda on hästi palju olnud. Ja see on nagu ühed põhilised probleemid, mida nagu veebipolitseinikud koolis koos siis koolidega nagu aitame lapsi. No mis on võib-olla siis need asjad, mida me saame ette võtta, et oma lapsi säästa, et neid varakult teha teadlikuks sellistest ohukohtadest ja samas ma saan aru, et tihtipeale võib-olla ka need mängud on üles ehitatud sellisel kujul, et seal see hasart tekib, et kuidagi nagu tunda ära see moment, et nii, praegu on vaja pidurit tõmmata, siit edasi läheb nagu üle piiri, et mida teha? Ei, no ma alati olen küsinud laste käest, kas mängud on tasuta või tasulised. Mis te arvate, on mängud tasulised või tasuta? Tõstab käe, kes arvab, et on tasuta. Tõstab käe, kes arvab, et on tasulised. Tegelikult on õigus nendel, kelleks arvavad, et mängud on tasulised. See, kui te laete mängu alla tasuta, siis te eksite, et te saate seda asja tasuta. Seepärast, et on olemas eraldi programmid nagu Steam ja Epic Games ja sellised programmid, kus mängud ongi üles ehitatud nii, et te mängiksite nii-öelda tasuta mänge. Ja? Et tihti jõuavad need tasuta mängud sellises situatsiooni, kus lapsed tahavad midagi juurde saada. Kas siis tahavad mänguraha või nad tahavad olla kellegist paremini. Tavaliselt ikka kellegist tahavad parem olla. Ja selleks, et parem olla, on mängud täpselt ehitanud täpselt selle piiri peale, et sa pead hakkama midagi seal juurde ostma. Kas sa ostad mänguraha, mingid vorme või paremaid relvi või asju. No näiteks Fortnite, mis on hästi populaarne mäng, või GTA 5 ise, või see sama Roblox, kus sa pead kaevama ja või Croftopia.
siis need on põhiliselt lapsed või Minecraft näiteks, eks ju, need on põhiliselt kohad, kus meie lapsed käivad ja samamoodi need petturid ja ülejäänud täiskasvanud käivad samamoodi mängimas. No aga siin tundub olevat väga lihtne lahendus, et lapsele lihtsalt ei võimaldata ligipääsu nendele tasulistele võimalustele, mis seal mängu sees on, et mis selles siis rasket on? See on see sama, et ma olen lastele alati rääkinud, et või vanematele ka olen rääkinud, et vanasti, kui autod tulid ja kõik sõitsid hobustega, siis kõik hobused ütlesid, ei, mina küll selle autoga sõitma ei hakka, et see auto on, vaadake milline. Sama praegust elektriautoga, et me elektriautoga ei sõida, sest et bensiinimootor on palju parem, aga mängudega on täpselt sama seis. Et kui sa lähed 10-aastane poiss läheb kooli ja ülejäänud klassis kõik mängivad, siis maru raske on eemal hoida sellest mängust seda poissi. Ma olin ühes Tartu maakoolis, käisin andsin loengut, käime lastele loengut andmas veebiohtudest, siis siin on nagu selles hea näide, et need mängud on selles mõttes, me nagu sellest mööda ei saa, et need mängud tulevad ja pressivad peale, et mõnes mõttes tuleks ikkagi lastele rääkida, et vot need ohud on, piirangud on, mängime tund aega või mängime 2 tundi, rohkem ei mängi päevas, aga me ei hoia seda ära, et lapsed hakkavad otsima nagu tagavaravariante. Nad hakkavad otsima selles mõttes tagavaravariante, et nad ei saa mängida, kodus ei lubata, vanemad ei luba või siis on rangemad reeglid, aga koolis ju kõrval laps mängib iga päev ja tema näitab selle peale. Ja siis tavaliselt ma käisingi ühes maakoolis, kus üks 3. klassi poiss tegi kõigile, see oli 12 poissi, kõigile poistele tegi kontod. Kõigile tegi paroolid, kõigile tegi kasutajanimed ja tema ise jälgis, kuidas keegi mängis, keegi pahalis, võttis konto vahepeal ära, siis andi selle pärast tagasi ja siis jagas oma nutiseadmed, oli natuke rohkem raha ka ja jagas neid ja mängis see, aga lapsed kodus ei mänginud midagi. Ja mul on veel teine näide ka, et ma käisin ühes koolis, kus oli üks 15 last, ja seal 4 last ütlesid, et neil ei ole nutitelefoni, neil ei ole arvutit, nad ei kasuta ühtegi nutiseadmet, kuna neil on range kord, siis juhtus siuke asi, et loengu käigus selgus, et need 4 last teadsid palju rohkem kui ülejäänud 10, kes võisid kohe midagi kasutada. Seda pidid kohe kuskilt nihkerdama ja nahkerdama ja otsima, kuidas ligipääs on. Ja kahjuks on nii, et need lapsed, kes käivad hästi palju vaba käitumine veebis on ja kellel ei ole selgitatud nagu veebiohtudest, siis need satuvad ka veepolitsei nagu ohtudesse. Ja nad täpselt sama, mis enne Maria rääkis, kõik need piltide jagamised, paroolide jagamised, muutmised, asjad, kõik need on läbi käinud meil. No Eesti lapsed vist paistavad Euroopas silma selle poolest, et neil on internetis suhteliselt vabad käed ja vanemad lasevad seal ka juhtuda, sest et laps on ju ometigi, tunneb millegi vastu huvi ja see on ju tore, tegeleb, uurib, arendab ennast ja kui mõelda selle peale, et tegelikult peakski seal internetis võib-olla mingi tiiru ikkagi koos läbi tegema, et kuidas see hea lähenemine oleks, et ära me midagi nagu lõpuni keelata ei saa, nagu me teame, alati leitakse võimalus, aga kuidas siis lahendada seda niimoodi turvaliselt ja mõlemale poolele meeldivalt? Ei, sa ütlesid juba ise, ütlesid selle välja, panid mulle sõnad suhu. Nii nagu esimene päev kooli või laps läheb esimesse klassi, käite kodutee läbi, et kus need autod, ülekäigurajad, kuidas bussi peale elama, sama peaks ka veebis olema. Et räägite need asjad ära, et ei ole nii, et annate selle Fortnite'i mängu kätte, mis on lubatud 12-aastasele, 8-aastane poiss mängib ja seal õpib, kuidas laskma või sama on nende teiste mängudega ka. Ja ta ei jaga nagu seda ohtu ja seda tuleks lihtsalt lahti rääkida lastega. Ja see aitab palju rohkem. Nii et istuda õhtul maha ja öelda siis, et palun õpeta mind. Täpselt, jaa, et palun õpeta või palun. Ja teine asi on ka muidugi, et tulebki täpselt see samas siin mängus ka, kus on 6 osa, et siin on samamoodi, on piltide jagamine, on kiusamine, on see, et keegi tahab suga sõbraks saada, see sama näide see YouTuberi kohta, kus enamus juhtumid ongi, et mängitakse mingi seda Robloxi, kus ja poiss ütleb, mul lihtsalt üks lihtne näide on ka, et siin samast naaberkülast Rannust üks poiss
mängis arvutimängu GTA 5 ja tahtis seal nagu paremaks saada ja siis järsku võtab temaga ühendust Prantsusmaalt Pierre. Ütleb, et tere, et mina olen Pierre Pariisist. Et kes sina oled? Poiss, muidugi mina nimi on välja mõeldud, Anti, ka 12-aastane Rannus. Ja mis te arvate, mitu Rannu poissi käib 12-aastast koolis? Ühes klassis? Pakkuge. Ei olnud 1, 2. Ja nüüd, kui palju on sellel nii-öelda Pierre'il vaja teada, et mis selle poisi tegelik nimi on ja kus ta, kes seal klassis veel käivad ja nii. Ja nii need asjad käivadki. Ja peale seda, kui need andmed olid juba selle enam-vähem käes sellel nii-öelda Pierre'il, siis tuligi välja, et ta 3 kuu pärast tuli emale lihtsalt postkasti kiri, et need mahame $1500, $1500 saada ja nii lihtsalt need asjad käivadki ja poiss ei teadnud, et tasuta asju maailmas ei ole, et ei tohi pahavara, nuhkvara alla laadida ja õnneks midagi hullu ei ole, raha ei makstud ära, aga poiss lihtsalt ei teadnud, et kõik ei ole maailmas sõbrad. Ma olen koolis käinud ka kiusamise kohta ka rääkinud, et kui me peame lastele seletama, et kui te lähete veebi, siis ei ole nii, et tere, sind ma ootasingi siia veebis. Ja kõik armastavad sind, kõik tahavad sinuga suhelda ja kõik tahavad sind. Ei ole nii. Lastele tuleb öelda, et võib-olla tõesti 50% seal ütlevad, et te olete tubli, ilus, kena, aga ülejäänud ütlevad teile, et teil ei ole niisugune haver, te räägite valet keelt, te olete üldse vales kohas, te olete paks või pikk või peenik või kole ja ütlevad teile väga halvasti. Ja kindlasti ütlevad 1-2% inimesi ütlevad, et ma tapan su kohe ära, viin su kohe minema ja nii ongi. Ja lastele tuleb väga palju seletada, et te ei pea neid inimesi kuulama, kes ei ole nagu teiega ühine hingamine. Et pange neile blokk, teavitage, reportige, andke emale teada. Ja siin teile väga üks selge õpetus. Kui laps tuleb teie juurde, ütleb, et näe, mulle saatis onu palja pildi või tädi saatis palja pildi, siis laps ei ole selle pärast süüdi, et talle saatis pilti, jah. Vaid ta tegi, see on lotovõit teile tegelikult. Kui laps usaldab teile, ütleb teile, et meil on saadeti niisugune pilt, siis ta käitubki veebis õigesti, tuleb teavitab teid, et keegi käitus valesti, siis tulebki ta seletada, siin tuleb report panna, siin tuleb blokk panna ja tuleb ise ka. Et ei ole nii, et me TikTokis kõik vaatame Kaja Linkmani ja kõik itsitavad naeravad seal, et tuleb blokeerida, sulgeda ja tuleb need niisugused asjad kinni panna, siis me näeme vähem sotsiaalmeedias asju. Ja kus me ikka, lapsed õpivad meie peale, vaatavad, võtavad Delfi kommentaari lahti ja vaatavad, mis võtavad Riigikogu stenogrammi lahti ja loevad, kuidas Riigikogu liikmed üksteist seal nii-öelda trollivad. Ja nii need kiusamised tulevadki. Te mainisite enne siin juhtumid, kus emale tuli postkasti lunaraha nõue, et millised on need olukorrad, mille puhul veebipolitseinik sekkub, et enne oli ka juttu sellest, et te igal pool ja kohe vahele ei saa tulla, aga et millal siis on see koht, kus jõuavad juhtumid teie lauale? Et kui inimese elu tervis on ohus või riigi julgeolek, siis veebipolitsei sekkub kohe kiiremas korras. Ja kui on, et lihtsalt keegi ütles sulle loll või saatis kuskil pimedasse kohta, siis sellega selge see politsei selgu. Aga me üritame kõik teha selgeks seda, kes seda tegi, miks seda tegi ja kuidas seda tegi. Ja väga palju on tegelikult, nii nagu Maria rääkis, et ongi kuskil veerand või pooled kiusajad on tegelikult teada, et kes need tegelikult kiusasid last. Ja teised on juba niisugused, jah, niisugused kaheti. Aga täpselt seesama, nagu Maria ennem ütles, et tavaliselt ikka on see oma klassiruum, oma kool või oma sõpruskond, kes kiusab last siis. Nii et seda, et tuleks Prantsusmaalt Pierre ja hakkaks kiusama, et see nagu pigem ei ole reegel. Ei, see Pierre ikkagi tema eesmärk oli õngitseda ja tegelikult taandub kõik ikkagi raha peale, et mingit moodi tahetakse teilt raha saada, mis ei puuduta ainult lapsi, vaid ka täiskasvanud, et see ei ole juhus, kui India poiss tahab teiega tuttavaks saada või India tüdruk või Tai tüdruk tahab tuttavaks saada. Ta ei leia teid sellepärast üles, et oi, ma sain lotovõidu, mind tahab Tai tüdruk või
India poiss tahab teiega tuttavaks saada. Ei, tema eesmärk on saada teie sõpruskonda, leida rohkem laiapõhjalist toetust Euroopast ja siis edasi minna siis vastavalt oma skeemile, kas lihtsalt petta raha välja või investeerimiskelmus või armukelmus või need kelmused on erinevaid. Ja see kehtib ka lastele, et lapsi samamoodi, et oi, et aga see Pierre on siin ju 10 Eesti poisiga või tüdrukuga juba sõber, et ma tahan ka, et tuleb lihtsalt seda sama asju tuleb rääkida lastele ka. No, siin tuli jutuks juba igasugused kõikvõimalikud kelmused ja õngitsused, et tegelikult ma saan aru, et ei ole sugugi ainult lapsed need, kellest me peame internetiohtudega seoses rääkima ja kelle teadlikkuse parandamisele tähelepanu pöörama, vaid täpselt samamoodi on meil järjest rohkem ju juhtumeid, kus vanemaealised inimesed, täiskasvanud langevad selliste kelmide ohvriks. No meil ongi nagu tegelikult jah, kahte sort. No vähemalt mina paistab minu tööst Tartu Jõgemaal, ja suheldes teiste veebipolitseinikega ka, et just siuksed, need, kes saavad nagu nutitelefoni kätte, 8-9-10 aastased, järgmine on siis see järgmine põlvkond on seal 50-60, kes siis saavad nagu uus põlvkond, et nad siis alati, nad arvavad, et tuleb alati tagasi helistada ja tuleb viisakas olla ja tuleb oma PIN 1 ja PIN 2 koodid kõik ilusti ära anda ja SMS-i koodid ja see on nagu jah, et seda tuleb ka lastele rääkida, et mis asi on PIN ja mis asi on PIN 2 ja mis asi on SMS-koodid ja kinnituskoodid, et neid ei tohi kellegi jagada, et sellised lihtsad elementaarsed asjad ja nii vanematel kui ka noorematel, et see nagu paistab silma ilusti. No ma saan aru, et veebipolitseinikud käivad koolides üsna usinasti seda teavitustööd tegemas, aga kuidas selle vanema põlvkonnaga on, et kuidas nendeni jõutakse? Ei, me käime ka eakate klubides, siis käime seminaridel, Elvas oleme siin samas käinud ja igas kohalikus omavalitsuses on omad eakate klubid, me käime seal. Ja me oleme päris paljude, ma olen see aasta vist käinud mingi 20 loengus küll aastas, kuskil tulebki umbes 100 loengut tuleb lastele ja eakatele kuskil kokku. Ja meil kutsutakse osinasti ja proovime ka video ja muude teedel läheneda. No millised on need juhtumid, mis võib-olla just selle vanema põlvkonnaga kõige sagedamini politsei lauale jõuavad või mida seal siis üldse veel teha saab, et kui juba raha on läinud, et saab seal kuidagi veel käe vahele? Ja ma soovitan meie Politsei- ja Piirivalveameti Facebooki lehte 6. veebruari vaadata. Seal oli 6. veebruaril tegime maratoni, kus alates hommiku kella 9 õhtu kella 9 siis fikseerisime kõik juhtumid, mis toimuvad Eesti Vabariigis, kelmused. Ja seal paistis silma väga selgelt, et enamus olid investeerimiskelmused, Eesti rahval on väga palju raha, hästi palju oli armukelmuseid, hästi palju oli neid marketplace'i ja postikelmuseid. Need, mis ikka meil käivad läbi. Me oleme pangapettused, hästi palju antakse oma PIN 1 ja PIN 2, hästi palju laetakse alla programme, mille kohta arvatakse, et see on turvaline, usaldatakse välismaa veebiplatvorme, kust saab raha teenida ja see on nagu põhilised asjad. Korraks vaatan veel publiku poole, et kas on tekkinud küsimusi Aalikule? Jah. Küsimus siis. Palju aega veebipolitseinik videomänge mängides veedab? Ma olen taustaga, olen arvuti, ma mängisin kunagi sükst mängu nagu Counter-Strike'i, mängisin ja võistlustel käisin ka. Aga ütleme nii, et nüüd peab tööl käima ja mul ei ole lihtsalt aega mängida arvutimänge. Mul on üks näide, ma lastel alati räägib, mul see, vaata kõik käid reisil käime, et vaja ju aega surnuks lüüa ja siis vaja seda mängu mängida, seda Candy Crushi, teate või? Munade mängu, vaata, seal loeb, lõhkeb seal. Teab keegi sellest mängust midagi? Candy Crush on väga populaarne mäng.
Alar Kivisaar Sky plussis kogu aeg populariseerib seda, ta räägib kogu aeg, kuidas Candy Crushi mune taga ajada ja kuidas see on. No oligi reisil, väga huvitav oli, muudkui mängisid ja kogu aeg aeg läks kiiresti, malu lahe oli ja siis tulin reisilt tagasi ja järsku ma avastasin, et laupäevad, pühapäevad diivanil, see diivani lugu oli, vaata ennem oli väga hea. Sa sööd diivani peal, magad diivani peal, mängid diivani peal ja saad püsti kuidagi saa. Ja siis istusid terve laupäeva ja mängisid seda Candy Crushi, mis oi, kustutame kõik mängud ära. Ja mul on lastele alati koolis väike test siukene, et kuulge, kas teil on mängudega nagu sõltuvus või? Kõik lapsed ütlevad, et ei, meil ei ole mingit sõltuvust, me siin sõltuvust ei ole. Ja siis mõtlesin, aga nüüd te lähete täna koju, võtate nutitelefoni, arvuti, laptopid ja kustutate kõik mängud ära. Kõik lapsed karjavad, loll oled või mis sa teed, siin kustutad mängud ära. Ma olen nii palju mänginud keegi, aga meil ei ole sõltuvust. Meil sõltuvust ei ole. Mina kustutasin kõik mängud ära ja tükk aega oli rahu majas, ma ei ole enam mänginud. Ja see on üks suur probleem, et me ei suuda neid mänge lõpetada, ei suuda ära kustutada ja see on esimene märk selle kohta, et sõltuvus on. No mul on hea meel, et see kustutamine nii lihtsalt käis. Aga kui seda teemat nüüd kokku tõmmata, siis võib-olla jah, et kui kellelgi jäi veel küsimusi õhku tänasest, siis targaltinternetis.ee on selline veebileht, kus siis iga lapsevanem võiks koos lapsega ehk läbi käia ja vaadata, et millised siis on need ohud, millele tähelepanu pöörata, kuidas nende vastu seista. Ja seal ei ole ainult lastele, lastevanem, seal on eakatele, seal on keskel, seal on õpetajatele, seal on eraldi rubriigid. Ma soovitan lastele neid multifilme vaadata seal, eestikeelseid neid lamba multikaid, nutikaid. Ise võiks ka vaadata ja selgitada. Seal on kõik need kiusamist asja, see targalt internetis on väga hea leht, soovitan. Ja millisel puhul siis pöörduda veebipolitseiniku poole? Ja kui elutervis ohus ja tekib, tegelikult, mis meil nagu küsimusi esitatakse tegelikult on alates lihtsalt interneti kasutamisest, sotsiaalmeedia ja kontode hõivamisest ja kiusamistest ja kõikidest. Aga selles mõttes ma olen ka Mariaga nõus, et enamus kiusamised asjad tulevad välja mingi juhtumi lahendamise. Näiteks Pärnu tüdrukute peksmine või Tartu või siin teised asjad ka. Need on kõik tulnud sellest, et sealt tulebki välja, et kiusaja on siis ohvriks langenud või siis vastupidi pärast, kes ise kiusas, siis muutub ise jälle ohvriks. Et põhimõtteliselt need juhtud on. Ja me võib Messengeri teel ühendust võtta või veekirja teel ühendust võtta. Ja kui teile ei meeldi meesveebipolitseinik, siis on meil naisveebipolitseinikud ja vastupidi ka. Suur aitäh! Aitäh teile!